Tere, minu nimi on Tarmo ja ausalt öeldes olen ma praegu päris suures kimbatuses. Asi on selles, et ühel hommikul tööle sõites avastasin, et minu auto kumbki esituli ei põle. Vahetasin pirnid ära, kuid kahjuks ei aidanud. Siis ei jäänud mul muud üle, kui pöördusin autoremondi töökoja poole. Nad lubasid, et pärastlõunaks saab korda. Aga kui ma pärastlõunal autole järele läksin, siis nad ootamatult teatasid, et viga oli keerulisem, kui nad oskasid arvata ja tulgu ma järgmisel päeval uuesti. Aga ka järgmisel päeval ei olnud nad valmis. Ega ülejärgmisel. Nädala pärast läksin siis ikkagi autole järgi ja nõudsin selle välja. Aga sain tagasi auto, mille elektrisüsteem ei töötanud enam üldse. Siis viisin auto esindusse. Nemad tegid elektrisüsteemi korda, kuid see läks maksma mulle 2 kuu palga ja võttis aega 5 päeva. Esinduses väideti, et esimeses autoremondi töökojas oli probleemi lahendust valesti otsitud ja selle asemel, et olukorda parandada, tegid nad selle hoopis hullemaks. Nii et sellest siis ka see suur remondikulu. Võtsin neilt arve ja otsustasin selle viia esimesse autoremondi töökohta, sellepärast et see probleem oli tekkinud nende süü läbi ja ma soovisin, et selle kulu hüvitaksid. Aga kus sa sellega? Nad keeldusid ja neile ei õigust veel ülegi. Proovisin nendega küll rääkida, aga see ei andnud mitte mingit tulemust. Kardan, et mul ei jää muud üle, kui pean kohtu poole pöörduma. Hagiavalduse koostamiseks leiab näpunäiteid veebilehelt juristaitab.ee. Kohtu töökohta leiab lisainfot ka aadressilt www.kohus.ee. Kindlasti peab hagiavalduses ära näitama, kes on vaidluses poolteks, millised olid vaidluse asjaolud ning mida sa teiselt poolelt nõuad. Ära peab märkima ka tõendid, mis kinnitaksid sinu poolt kirjeldatud asjaolusid. Hagiavaldus tuleb allkirjastada, tasuda riigilõiv ning edastada avaldus kohtule. Kõike seda saab teha ka elektrooniliselt. Esmalt kohus tutvub hagiavalduse ning kõigi teiste esitatud dokumentidega. Kui kõik vastab nõuetele, koostab kohus hagi menetlusse võtmise määruse. Seejärel saadab kohus vaidluse teisele poolele ehk kostjale paberkandjal hagiavalduse koopia ning annab tähtaja oma vastuse esitamiseks. Kostjal, sellel töökoja juhatajal on aega hagile vastamiseks 3 nädalat ja ta võib vastata päris mitut moodi. Esiteks ta võib hagi õigeks võtta, mis tähendab seda, et ta nõustub kõige sellega, mida hageja on esitanud, kõigi nende asjaoludega ja on nõus ka kahjusumma tasuma. Teine võimalus on see, et ta teatab kohtule, et ta soovib kompromissi sõlmida. Selleks kokkuleppe saavutamiseks võib kohus anda pooltele ka veel täiendavalt aega ja kui siis kokkuleppe on sõlmitud, siis kohus kinnitab selle. Kolmandaks võib kostja loomulikult hagile vastu vaielda. Aga sellisel juhul peaks ta juba praegu kirjalikult esitama kohtule kõik omapoolsed selgitused, näiteks taotlused ka tunnistajate kutsumiseks, ekspertiiside määramiseks või muu selline. Kui ta teeb seda hilinenult, näiteks istungipäeval või istungil vahetult enne istungit, siis võib kohus jätta selle arvestamata, sest kohtu ülesanne on tagada, et ka teine pool saaks nende materjalidega varasemalt tutvuda. Vastamata jätmine ei ole küll hea mõte. Kui kostja näiteks otsustab kohtukirja ignoreerida, siis tegelikult võib kohus teha ka tema suhtes tagaselja otsuse, mis tähendab seda, et kohus arvestabki ainult nende asjaoludega, mida hageja on kohtule tõendanud ning teeb nende asjaolude pinnalt ka otsuse. Seega, kohtuga tuleb teha koostööd, et see vaidlus saaks pooltele võimalikult kiiresti ja rahalises mõttes võimalikult soodsalt lahendatud. Tsiviilasjade lahendamisel on tegelikult reegel, et kaotaja kannab kulud. Aga kui menetlus on pikem, siis koguneb neid kulusid ka ikkagi mõnevõrra rohkem. Järgmiseks saadetakse kostjale teade tema vastu hagi esitamisest. Kostjal on võimalik vastus koostada ja kohtule edastada elektrooniliselt. Kui kõik ettevalmistavad materjalid on koos, väljastab kohus hagejale, kostjale ning tunnistajatele ekspertidele istungikutse. Tõtt-öelda ma olen natukene mures küll, aga ma otsustasin kohtunikule kõik ausalt ära rääkida. Selle auto elektrisüsteem oli algusest peale vigane. Tõsi, remondimees tegi küll väikese vea, aga see, et ta saab nüüd kogu uue süsteemi meie kulul, see ka ei ole aus. Seda mõtet mul ei olnud, et ma kohtusse kohale ei ilmuks. Et kui ma oleks päris haigeks jäänud, siis ma ei oleks tulnud, aga siis oleks ma pidanud ka arsti tõendi võtma ja selle kohtule esitama. Kui ma lihtsalt tulemata jätaksin ja protsessi kaotaksin,
siis ma peaksin kinni maksma kõik tunnistaja kulud, mis tal tekivad seoses mitu korda käimisega. Kohus kutsus mind siia istungile tunnistama, et mina olin tegelikult see, kes esinduses seda autot remontis. Ju nad tahavad teada, mis selle kapoti all tegelikult oli. Ülemus muidugi ei olnud väga rahul, et ma terve päeva töölt ära olen, aga kui ta sai teada, et mulle selle terve päeva palk kinni makstakse, siis ta rahunes nagu maha. Et minule endale oli muidugi üllatuseks see, et kõik minu siiasõidukulud ja parkimistasud makstakse kinni, aga selle jaoks ma pean kõik need tšekid ja asjad alles jätma. Kohtunik lähtub siis õigusemõistmisel seadustest ja enda südametunnistusest. Samuti tähendab sarnastes vaidlustes olemasolevast kohtupraktikast. Otsustamisel püüab loomulikult kohus mõlema poole huve arvestada ja tihti juhtubki nii, et pooltele tundub, et tegemist on kellegi kõrvalise lahendiga. Ja tegelikult see ongi nii, et nende vahelise vaidluse lahendab keegi kolmas kõrvalseisev isik. Igapäevatöö põhjal võin väita, et tegelikkuses nii ongi, et alati on mõttekas vaidlus lahendada pooltevahelise kokkuleppe alusel, enne kui kohtusse pöörduda. Kohtusse pöördumise põhjusteks on kindlasti mitmed objektiivsed asjaolud. On see siis tähendab viha või vaen, on see siis ka ebapiisav seaduste tundmine. Sellisteks puhkudeks ongi loodud kohus, autoriteetne kõrvalseisja, kes teab ja tunneb seadusi ja oskab neid parimal võimalikul viisil rakendada. Kohus lähtub nõuet lahendades eelkõige poolte poolt antud informatsioonist ja tõenditest. Samas lähtub kohus hagide lahendamisel ainult nendest nõuetest, mida kohtule on esitatud. Eelnev tähendab seda, et hagimenetluses on pool vastutav enda poolt esitatud asjaolude tõendamisest ja ta peab neid tõendeid esitama vastavalt menetlusseadustikule. Kohtul lasub seejuures kohustus selgitada menetlusosalistele neid asjaolusid, mis omavad selle asja arutamisel tähtsust ja mida konkreetselt pooled tõendama peavad. Seejuures peab kohus neile siis tagama võimaluse neid täiendavaid tõendeid esitada. Õiguse kohaldamise juures otsustab kohus, millist seadust kohaldada ja ta ei ole seotud poolte poolt esitatud õigusaktidega. Esimeses ja teises astmes ei ole üldse kohustuslik juristi osavõtt. Ilmselt aitab jurist orienteeruda menetluslikes normides. Pooled võivad vaidluse lahendamise ajal sõlmida kokkuleppeid ja kohus teeb kõik võimalikku selleks, et protsessis kokkuleppe saavutada ja neid sellele kokkuleppele viia. Ja kui kohus on pooled ära kuulanud, kokkulepet pole võimalik olnud sõlmida, asub kohus asja otsustama. Otsuse põhjendustes peab kohus ilmtingimata arvestama sellega, et poolte poolt välja toodud asjaolud leiaksid otsuses ka kajastamist ja pool saaks sellest aru, millist seadust kohus kohaldas. Peale osapoolte ärakuulamist ja kohtuistungit koostab kohtunik otsuse ja allkirjastab selle. Seejärel edastatakse otsus nii hagejale kui kostjale. Ma kartsin, et see otsus tuleb selline, aga minu arust olid minu argumendid ka piisavalt head. Otsus tuligi selline, nagu ma lootsin. Ta peab kogu remondikulu hüvitama. Välja arvatud küll selle osa, mis kulus esitulede remondiks, aga selle kulutus oleks ma igal juhul pidanud ise tegema. Otsus jõustub 6 aja pärast ja kui ta seda ringkonnakohtus edasi ei kaeba, siis ta peab ka mulle raha maksma. Aga kui ta seda ei tee, siis mul on alati õigus selle otsusega minna kohtutäituri juurde.